Tervist, jutud Jannega alustab. Tänaseks minu vestluspartneriks on inimene, kes on mind inimesena just juhi koha pealt väga palju mõjutanud ja mõjutanud sellel ajal, kui ta oli korvpalliliidu president. Ta kutsus mind oma tiimi ja ütleme siis nii, et kõige suuremad juhtimisalased esimesed sellised head vitsad ja sellised suunised sain ma sealt. Ja kõige eredamalt on mul meeles ja mis ka minu endal praegu just olles töötanud rahvusnaiskonnaga ja töötades Tallinna Ülikoolis ja juhtides väikseid gruppe on siis see, et alati märka, tunnusta, pea meeles ja ole töökas. Et kõik need omadused on minu jaoks väga olulised ja need olid ühed olulisemad, mida ma märkasin. Olid siis Jüri sinu puhul, nii et tervist, Jüri. Tere Janne ja ma väga tänan selle võimaluse eest, selle kutse eest, aitäh sellest. Ja, et mina soovikski rääkida sinu just kogemustest just korvpallurina ja korvpalliliidu juhatusena, et ma arvan, enamisi inimesi teavad, kuhu sa oma juhina oled jõudnud, aga alustame sealt alguses siis, et 6-aastane Jüri, millest sa unistasid? 6-aastane Jüri käis lasteaias, see oli Männikul asuv lasteaed ja ma mäletan, et ma unistasin sellest, et vanaema ei tuleks mulle alati enne magama minekut järgi, sest et siis mõnikord olid meil võistlused hommikuti ja õhtuti olid autasustamised. Ma mäletan, et ükskord oli ümber lasteaia jooks ja see oli Valentina Tereškova nimeline lasteaed ja siis ma võitsin vist seal teise koha ja siis kasvatajad ja õpetajad tegid seal hõbepaberist ja sellises papist medaleid ja neid autosustamine oli peale magamist, mind viidi enne ära, nii et ma olin väga õnnetu selles osas, aga kuna see oli Nõmme kant, siis eks see oli ju väga roheline kant, nii et ju nagu poisil ikka olid toona unistused, et tegeleda, ma ei tea, autodega aga jah, ma arvan, et kuna mu ema isa olid väga palju loodusega seotud ja me käisime hästi palju Eestis ringi ja 6-aastaselt, ma arvan, ma olin käinud läbi väga palju Eesti väikesaari, nii et ju see oli siis ka mingisugune nagu puudutus nagu looduse poolt. Okei. Ma pean ütlema, et kuna on kodukontor, siis minu 4-aastane on küll oma toas ette valmistatud igasuguste lastepäraste asjadega ja multikatega, aga võib juhtuda, et tal tekib mingisugune soov, et ta siis korraks tuleb, et kuna sul endal on ka 4 last, siis sa tead täpselt, kui vahel on koosolek ja nad tulevad segama, nii et ma loodan, et see ei ole üldse probleem. Nii, väga hea, aga ma tean, et ma täpselt ei tea, mis vanuselt see korvpall sinu ellu tuli, aga mis on sinu eredaim mälestus just korvpallimängijana ja sinu enda karjäärina, sest korvpalliliidu presidendina oli kindlasti sinul Riia, millest on palju räägitud, aga just sinu enda mängija karjääri jooksul, mis oli selline eredam hetk? No selge on see, et ma ei olnud mängija Eesti tasemel, et see oli kindlasti toona selles aastakäigus, kus meie trennid toimusid, see oli 1978, et me kõik, ma arvan, väga paljud meie suureks eeskujuks oli toona kindlasti see Tallinna Kalev, kes siis 91. aastal tuli NSV Liidu meistriks ja sealt edasi Euroopa meistrivõistlusel 6. et need olid kindlasti meie jaoks sellised eeskujud. Ma arvan, et meie enda treener, kes sel hetkel mängis Eesti nagu meistriliigas, Robert Raamat ja loomulikult me olime kõvad NBA jälgijad, sest et NBA oli toona väga kättesaadav või seda oli võimalik vaadata telekanalite kaudu ja selge on see, et selle generatsiooni ma arvan, sellised eeskujud kõik tulevad Dream Team 1-st, mis tegelikult 92. aastal osales ka olümpiamängudel ja loomulikult nende eesotsas siis mängijad, kelleks olid toona ju legendaarsed, olgu see Jordan või Bird või Johnson või Parkley. Aga mängijana
ma arvan, et see pisik ikkagi tuli tegelikult koolist, see tuli Rahumäe põhikoolist ja ei ole midagi teha, et see tuli läbi kehalise kasvatuse õpetaja. Tõsi, Männikul, kus me elasime, meil oli 18 korteriga maja, 3-kordne ja see oli kooperatiiv, see oli Nõukogude ajal ehitatud kooperatiiv ja toonased siis maja ehitajad nägid seda võimalust, et seal maja taga oli selline, no ütleme, kruusa plats ja väljak, kus sai siis rahvastepalle mängida, aga seal oli ka korvpallikorv. Nii et ma arvan, et see ongi läbi hoovispordi tulnud, et täna me kindlasti mõtleme, et kui palju on üldse hoovisporti, et kas on rahvastepall või on see kulli mängimine, et ma arvan, et seda hoovisporti on jäänud ikka väga väheseks. Aga kui sa küsisid, et mingisugused sellised eredamad hetked, mida ma mõtlen, siis selge on see, et need on olnud seotud Eesti koondisega, noortekoondisega, see oli siis U18 ja me olime Türgis, mängisime alagrupi turniiri. Toona oli see süsteem natuke teistsugune noortel, et oli alagrupp, siis oli vahegrupp ja siis oli finaal. Ja selle alagrupis me olime vastamisi Türgiga, Türgi koondisega, Türgi enda kodus ja see oli niisugune kuumaks köötud igas mõttes hall, et oli, ma arvan, sadu inimesi pealtvaatajaid, loomulikult meie jaoks see oli väga erakordne, et nii palju ja nad elasid väga emotsionaalselt kaasa loomulikult oma meeskonnale. Seal mängis tegelikult ka tulevane üks NBA staar, kes Türgis sündi või Türgist oli pärit siis, aga meil õnnestus see võita see mäng. Et loomulikult Jüri Ratas oli toona pingile, ei mänginud AO rolli meeskonnas või võistkonnas, aga kindlasti see oli, ma arvan, üks väga eredaid hetki. Ja kindlasti, ma arvan, A-klassi võitmine, et see on alati, ma arvan, noorte korvpallis hästi oluline, et mis siis A-klassi lõpus toimub ja sealt edasi põhimõtteliselt tekib ju see hetk, kui paljud loobuvad ja kas sa lähed nagu korvpalliga edasi, et meil oli Tartuga finaal, mis oli alati väga pingeline ja meie aastakäik oli toona, seal olid kõvad mängijad Tartus, Tanel Tein ja Martin Vahimets ja meil õnnestus see võita ja ma mäletan, et see oli finaalmäng, kus meie treener saadeti ka pingilt ära ja nii, et see oli kindlasti väga emotsionaalne. Ja sa tõid välja Türgi kogemuse, kui mina võtan nüüd treenerina oma kogemuse, siis kui me mängisime Eurocupi staariga, siis me mängisime ka Türgis ja siis oli toodud, mina mäletan sellest mängust seda, et saal oli sinine ja meie pingi taha oli kogunenud siis väga suur grupp meesterahvad, kellel olid loosungid käes ja kes siis istusid meie taga ja ainult karjusid ja ütleme nii, et see kogemus mängijatele oli päris šokeeriv ja meil ei õnnestunud võita, aga Tallinnas lisaajal me neile küll kaotasime lõpuks, aga mängides Türgis ja selles suitsuses, kus kõik suitsetasid, oli minu jaoks täiesti mõistetamatu. Ja A-klassi võit on magus, olles treenerina oma tüdrukutega võitnud A-klassi on heas mõttes magus, sellepärast, et nagu sa tõid välja, et see on see vanus, kus otsustab, mis ta oma spordikarjääris edasi teeb ja see on tegelikult väga oluline ka mõjutusfaktor, et ja alati see võit on võib-olla, mis emotsionaalselt võib-olla aitab paremini sellele kaasa. Aga mulle endal on väga meeldinud, et sa oled välja toonud ka oma treeneri just ja mulle on meeldinud see, et sa oled välja toonud just tunnustamise osas, sest väga paljud sportlased unustavad ära, kes nende esimene treener on, kes tegelikult, ma ei ütleks, et see mitte selle kõige raskemaga, vaid kõige sellise töö, selle järjekindluse ja selle sulle, nagu öeldakse, kaasa annab ja sind kaasa veab, aga sina oled alati tunnustanud teda ja rõhutanud seda, et miks sa seda teed, miks see sulle oluline on? No ja, et meie treener tegelikult oli selle aastakäigu alguses oli tegelikult, kui need grupid moodustusid, siis toonases Oktoobri rajoonis või tänases Kristiines, et oli tegelikult olev paar, aga üsna ruttu see 78 läks üle Robert Raamatule ja minul oli siis võimalus minna trenni, kus oli siis tema treener sellest esimest hetkest ja miks ma seda teen, et ma arvan, et siin on nagu kaks aspekti ja üks on oluline aspekt või olulisem, ma isegi ütleks, et see on see,
et kuidagi, kuidas ta suutis meid nagu ette valmistada eluks ja mingiteks elu põhimõteteks ja kuidas sa elus nagu vastu pead ja üldse mitte ainult me räägime spordis, vaid mingites muudes konkurentsides või mingites muudes eluetappides ja ruumides. Ja sealt on nii palju, olen mina nagu enda jaoks ammutanud nagu seda paralleeli tema tehtud tööga ja ma arvan, et ka ta õpetas nagu õigeid elukombeid või suunas meid õigele rajale ja ma arvan, see on nagu väga suur väärtus tegelikult. Ka täna 42-aastasena ma mõtlen selliselt. Aga teine pool oli võib-olla see, et ta suutis nagu tõestada läbi selle korvpallimängu, et see Oski 78, see ei olnud tegelikult, sealt võib öelda, et ei tulnud mitte ühtegi Eesti koondise võimsat nime, sealt ei tulnud ka tegelikult meistriliiga sellist võimast mängijat, aga ometigi ta suutis nagu luua sellest meeskonnast, võitja meeskonna, nagu ma ütlesin, et meil ei olnud Eestis A-klassis vastast, aga tegelikult ma pean tunnistama, et meil ei olnud ka Lätis ja Leedus väga vastaseid selle aastakäiguga, et see õpetas tegelikult seda, et sa pead alati nagu suutma selle meeskonna panna tööle, et sul ei ole kuskilt võtta paremaid kas naisi või mehi või poissi või tüdrukuid, sul on see, need 12 või need 15, kes sul on olemas ja nende vahel sa pead tegema selektsiooni ja sa pead tegelikult neid ette valmistama suvel ja ette valmistama koolivaheaegadel. Ma mäletan, et meil mõnikord olid 3 korda nädalas laupäevad või 3 korda päevas olid laupäevad trennid, et vaevalt, et me siis saime sellest poistena aru, et miks on vaja 3 korda päevas teha trenni, aga ma arvan, et see andis nagu väga palju tegelikult just seda baasi alla, et olla edukas siis A-klassi lõpus ja ütleme siis noorte korvpallis. Ja ma olen sinuga täiesti nõus, et kuna mina käisin ka seal saamas Oktoobri rajoonis spordikoolis, siis mulle tundus alati, et see on selline, me kuidagi eraldusime teistest spordikoolidest just selle treenerite, ma ei teagi, võimaluste poolest, sest meie treener viis meid, me sõitsime väga noortena juba mööda Venemaad. Ma praegu mõtlen hullumisena, et me reisisime rongidega, me ei olnud kupeedes, me olime platskaardis, et kuidas nagu treener ja see reis kestis vahest 2 päeva, eks. Öösel võõraste inimestega, kes voorivad edasi-tagasi. Me olime 12-13, käisime kuskil, ma ei tea, kus linnades ära, kus oli tööstuslinnad, kus ei olnud nagu mitte midagi vaadata, aga meie treener alati tegi nii, et meil oleks väga huvitav. Me käisime kõik kultuuriprogrammid läbi, meil olid ette nähtud kõik rahad selle jaoks, et me saime käia, oli see siis mitte kinod ja muuseumid ja ta alati võttis meid ette ja korraldas ekskursioone ja täpselt samamoodi rääkis elust enesest. Sealt tuli mulle väga kaasa käsitööoskus, mis enne minu jaoks oli nagu mida, nii tore on ju saada tüdrukutega kokku, rääkida, ajada niisama. Ja siis treener, küll ta tegi selle reisi ajal nagu erinevad asju valmis ja ta vestles meiega sellest, et miks näiteks see aja planeerimine ja ta tõi neid näiteid ja siis just nende asjade tegemises, olid need siis mütsid või mingid sibulakotid aga kõik see tähendus, miks, mille jaoks midagi teha ja mis on üldse oluline. See tuligi välja koos selle treeneriga kasvades ja kõige sellisem suurem õppetund minu jaoks oli, kui minu treener siis, me olime A-klassis, lõpuks ootas oma esimest last ja see oli nagu mängu ajal jälle selline väga pingeline mäng ja kuidas siis see on mulle endal nagu hinges siiamaani, et kuidas me siis käitusime sel hetkel, eks treener, kes oli juba oli see 8-9 kuu ja see ei läinud tal nii ladusalt, aga ka ta ei olnud esimeses nooruses, ta väga seda ootas ja ega meie ei teinud ta elu siis selles võttes kergemaks,
eks meil oli natukene sellist juba mõtlemist, et me oleme edukad juba, võidame, me samamoodi käisime mööda oma vanuse Leedut, isegi õnnestus võita, et see oli meie jaoks juba nagu midagi vägevat ja siis, kuidas me nagu treeneriga vahetevahel käitusime, et need on need õppetunnid, mis endiselt tulevad meelde ja olles ise nendes samades rollides olnud või kogemustes, siis need tulevad väga eredalt meelde. Aga need on väga head õppetunnid ja mina olen ka palju neid kaasa võtnud, et minu järgmised treenerid on samamoodi andnud selliseid kogemusi, et praegu vaadates tagasi ja olles ise siis peatreener, siis mõtled, et kui palju on ikkagist treeneri ja inimesena ikkagist veel õppida, et need on väga head kogemused olnud, aga õppida nendest on väga palju. Ja mis seal salata, on tulnud ka mitte vabandada, aga vaid selgitada ja rääkida mõned asjad üle, kus siis aru saada, et mis sel hetkel või mis sa tegelikult mõtlesid ja mis selle mõte oli. Et ma olen väga-väga tänulik nende hetkede eest. Ma toon ühe näite, et täpselt see, mis sa nagu ütled, et kui palju on tegelikult treener annab nagu just seda õpetust ja sa ütled ka, et kui palju on õppida, et ma olen täiesti veendunud, et kui me räägime Eesti treeneritest, siis see on palju laiem, et tegelikult on õpetaja ja ta on väga palju selle lapse või noorega või noorukiga või täisealisega koos, kui see on juba, räägime näiteks rahvusnaiskonnast. Aga mulle meenub alati, et kui ma lähen jooksma, siis et on mingid asjad, mis nagu jäävad ja ma mäletan, et meil ütles siis treener Raamat, et kui te lähete jooksma, et mitte kunagi, et ükskõik kui raske on, aga te ei tohi käima hakata, et te peate, et igal juhul tuleb lõpuni joosta, et igal juhul tuleb lõpuni joosta. See on nagu niisugune pingutus, et sa pead selle lõpuni tegema, et loomulikult need tempod ja asjad ei ole ju täna ja absoluutselt enam neid ja ei ole ju see eesmärk enam joosta vähemalt minul, et midagi võita. Aga täpselt ka see, et kui on nagu raske, et lähed jooksma kas 6 kilomeetrit või 10 kilomeetrit, sa pead lõpuni jooksma. Ma mäletan, et see oli temal nagu väga oluline, et ei tohi vahepeal käia. Ja teine asi, ma vaatan, mis on spordis muutunud ja ma ei oska öelda, mis on õige või mis on vale, aga millegipärast oli meil õpetus, et trenni ajal ei jooda. Et trenni ajal ei jooda vett. Et kuigi ma pean tunnistama, et kui me mängisime noortekoondises, no siis hakkasid tulema mingid jõujoogid ja isostarid ja mis see kõik olid. Aga ma mäletan ikka, et noorteklassides trenni ajal ei jooda. Kui mõni läks sinna Oski tualetti kraanist vett jooma, mis kindlasti toona kõige parem kvaliteet, eks ju, oktoobrirejoonist, siis ikkagi ega see talle hästi vaadatud. Ma ei tea, miks tal oli, aga trenni ajal ei jooda. Oli küll ja ega selliseid neid joogipudeleid ja neid asju, mis praegu, et kui ma nüüd kiirelt mõtlen tagasi, et oma kehalise tunnis ka, et vaatad ära, teatud olukorda vahest tundub, et juba peab 15 minuti pärast saatma juba joogipausile tegema ja lapsed on nii, et see on nagu, just ütles ka, see on kõige lahedam paus, joogipaus. Et need asjad on nagu muutunud, no sinna juurde panna üldse selle venituse ja soojenduse ja selle jooksu, et need muutused on olnud nagu kolossaalselt, aga hea on olnud, mul on hea meel, et see kogemus on, sest tegelikult sportimise osas ja üldse see ettevalmistus ja kehaline ettevalmistus ja füüsiline ettevalmistus tuli meie juurde ju väga palju sealt Leskafist ja Vene sellest ja ma olen nagu väga rõõmus, et mul see natukene ka algteadmised on sellel suunal, et tegelikult ju spordis on nad näidanud, et neil on see õige suund ja need igasugused, neil on ju see inimkond on nii suur ja need testimisvõimalused ja need tulemused, millega võrrelda on nagu kolossaalsed ja need on väga head näitajad. Aga mulle meeldis, et sa tõid välja, et sinu elukogemused just hetkel praegu, et ma küsikski, et 42-aastane Jüri, et kellena sa siis ennast täna näed, et see televisioon ja see üldsus on ju teinud mingi teise kuvandi, aga mina tean sind hoopis teisena ja sina ise näed ennast hoopis kellegi teisena,
läbi nende kogemuste, et kui sa 6-aastaselt sa tahtsid võita ja saada neid medaleid, aga praegu 42-sena, millisena sa ennast näed? Ma arvan, et ma näen palju rohkem ju sellist, ütleme, et kui sa võib-olla noorena oled väga tugevalt selline individualist ja ma mäletan, et kui olid treeningutel 1-1 turniirid ja sa kaotasid, siis neid poisse oli nutmas seal platsi ääres küll. Aga kindlasti võib-olla täna sa nagu märkad seda, et tegelikult neid asju sa teed elus, alates oma perest ja sõpruskonnast või korvpallis, et sa teed ikka meeskonnana, et midagi ei ole teha, aga see meie tunnetus ja ütleme inimeste kaasamine ja püüda nagu läbi ühise töö. Ma arvan, et see on minu jaoks kindlasti üks väga suur muutus olnud. Teine, kelleks ma ennast näen, et ma arvan, et need inimesed, kellel on pered, et on lapsed, et nad näevad tegelikult seda, et nad ei ole piisavalt head, ma ei tea, isad. Ma näen küll seda, et seda pingutamist oleks tegelikult veel rohkem vaja ja see lause, et oi, mul on palju tööd, et see tegelikult ei vabanda või see ei ole vabandus, et kui on lapsed, siis sa pead nagu, see on suur vastutus nende täiskasvanuks saamisel ja loomulikult ka seal edasi. Ma arvan, et need on kindlasti, ma arvan, et ma näen ennast nagu palju rahulikumana võib-olla ka inimesena kui veel võib-olla 15 aastat, 20 aastat tagasi. Ja ma taas ütlen, et ma arvan tegelikult, et see sport on tegelikult seda andnud, et ma arvan, et töös peab olema alati emotsiooni, aga emotsioon ei pea olema see, et ma ei tea, sa karjud, sa röögid või et emotsiooni töös saab olla nii, et sa teed seda kirega ja loomulikult sa tuleb ka välja näidata seda emotsiooni, aga ma arvan, et see on andnud, just see sport on tegelikult andnud väga palju tasakaalu tunnetust või tasakaalu hoidmist ja ma arvan, et see on igas ka sellises juhtimisalases teoorias oluline, et juhtimine reeglina on seotud alati niisuguste keeruliste raskete otsustega ja pigem on otsused, kus mõlemal pool on kahvlid, et sa oled igal pool nagu kahvlis ja sa pead leidma sealt parima või ütleme siis kõige väiksema kahjuga tee, mis võiks olla kõige edukam ja seda on päris keeruline alati leida ja ma arvan, et selles osas just selline rahulikkus ja analüüsimine ja korraks mõtlemine, et ma arvan, et see tuleb nagu alati aastate elukogemused. Mulle meeldiski, et sa mu järgmise küsimuse vastasid niimoodi ära, et ma tahtsingi küsida, et mis see sport on sulle tegelikult kaasa andnud, aga... No ma arvan, et kui tohib, et ma arvan, et tegelikult on võib-olla nagu 2-3 asja, mis sport on kaasa andnud, et üks on see, et elus tuleb pingutada. Et elus tuleb pingutada ja tööd teha. Ja see on igal pool nii, et ma arvan, et see on tegelikult hästi oluline. Teine on see, et peale kaotusi tulevad võidud ja see on spordis, nagu ma arvan, et üks nagu aluspõhimõte, et sport ei saa alata ja lõppeda ainult võitudega, et läbi kaotuste ja see on elus ka, et neid komistamisi on nii palju elus, neid kukkumisi on nii palju elus. Ja ma arvan, sport on just andnud seda, et mitte see, et ühelt poolt, et sa oskad kukkuda, aga teiselt poolt just, et sa püsti tõused ja lähed edasi. Mis ta veel on andnud, et ju see sport on ikkagi andnud, ma arvan, meile kõigile sellised väga lähedased sõbrad. Ega neid palju elus ei ole, aga see on ju tohutu väärtus, eks ju meil, et ta on andnud seda, et ma arvan, need on minu jaoks niisugused olulised asjad ja korvpalli nagu näite tuua juhtimisele üle, et see on ju nii elementaarne, et kui sa söödad oma võistkonnakaaslasele palli, et sa pead arvestama, et kas see võistkonnakaaslane liigub, sa pead vaatama, kas võistkonnakaaslane seda näeb, sa pead arvestama, et see sööt läks õigele kõrgusele. Ja tegelikult kõike seda on juhtimises ka teha, et ei saa nii, et sa individuaalselt teed mingid otsused ära, aga sa pead alati mõtlema, et kas see sinu kaaslane saab selle juhtimisotsuse kätte, et kuidas ta saab selle kätte, ega ta siis pikali kuku, ega sa talle taha ei tee seda juhtimisotsust või ette, et seda kõike tuleb nagu läbi arvestada ja minu meelest seda annab nagu või korvpall on seda küll väga palju õpetanud. Aga ma läheks edasi siis sellest, et sa rääkisid, mis sport on andnud, aga kes on need inimesed,
kes on sind kõige rohkem mõjutanud ja mis suunas, sest kindlasti need väärtused, mis sul olid 6-aastasena või siis ka A-klassi lõpetuses, et need väärtused hetkel isana ja töökaaslasena on sul hoopis teised. Et kes on need inimesed? Ma arvan, et ma ei ole väga originaalne, aga see on olnud minu ema, minu isa, kindlasti emapoolne vanaema, kes on väga palju mind mõjutanud. Ma arvan, et sugulased, et meil on olnud selline tugev suguvõsa ja midagi ei ole teha, aga see on andnud mulle kindlasti väga suure tõuke. Nii et ma arvan, et ja loomulikult, nagu ma ütlesin, et on võib-olla sellised 3 õpetajat, et ühest ma olen rääkinud, see on treener Raamat, aga on olnud tegelikult minu klassijuhataja Nõmme gümnaasiumi päevilt, kes oli matemaatikaõpetaja Raimond Pundi. Ja teine on, ma arvan, et või 3. siis on, et kes on Rahumäe kooli päevilt olnud, et see on olnud tegelikult kehalise kasvatuse õpetaja. Tema nimi on Vassili Külas, et nii Pundi kui Külas on manalamehed ja olgu mul neile kerge, aga kindlasti need inimesed on mind väga palju mõjutanud minu eludes. Ja sama, et minu erinevad treenerid ja kindlasti mentorid heas mõttes just kasvades treenerina, et kui mina alustasin oma treeneriteed, siis ega meil väga haridust treenerina sa ju omandada ei saa, eks, et see tuli kombineerida. Need tulid läbi erinevate kogemuste, et see on olnud selline väga põnev teekond, ja me räägime siin küll praegu, et mis me spordist oleme kaasa saanud ja treeneritena, aga sa tõid ka välja, et tegelikult selline meeskonna juhtimine ja firmade juhtimine ja sinu puhul ka riigi juhtimine ja kõik need võimalused ju tegelikult taanduvad nende samadele põhimõtetele, et ega siin ju midagi ju kolossaalselt teistmoodi ei ole. Ja sinu puhul ma hindangi väga just seda märkamist. Alati, kui oli sünnipäev, siis ma tean, et alati Jüri helistab, tal on alati meeles, ta saadab sõnumi ja vaadates ka nagu ringi, et kui märgata, et ega see viimased paar aastat ka sinu töö seal ei olnud ju selline alati võidud, eks, nagu sa välja tõid, et aga võib-olla kõige olulisem, mida ma olen enim hindan ja mida ma ise proovin väga märgata ja alati selle juurde tagasi tulla, on see väärikaks jäämine. Et see on sinu puhul selline nagu, see on nagu, ma tean ise ennast inimesena, kui raske on jääda väärikaks mõnes olukorras, aga sul on see tulnud nagu väga hästi välja. Äkki sa räägid sellest kogemusest ka, et kuidas sa seda teed, kuidas sa saad jääda ikkagist igas olukorras väärikaks? Et ma usun tegelikult, eks me kõik ju mingid sellised hinnangud või sellised latid paneme enda jaoks paika ja nagu ma ütlesin, et ma arvan, et kui on selline 3 sekundit mängu lõpuni ja sa oled 1 punktiga taga, et väga suure tõenäosusega sa suudad võistkonna viia siis võidule, kui sa mõtled selle tegevuse 3 sekundi jooksul läbi ja sa ei rabista, sa ei närvitse, vaid sa tegutsed väga enesekindlalt, mõnes mõttes ka rahulikult ja sa võtad nagu selle asja enda peale, et tihtilugu see tähendab seda, et sa pead selle palli saama ja tegelikult minema läbi ja suutma realiseerida korvi või viskama väga kaugelt. Ma arvan, et nii on ka juhtimises tegelikult, et loomulikult alati on see meeskond nagu oluline, aga kokkuvõttes on, ma arvan, hea meeskonna tunnus ka see, et alati ütleb, et aga mis siis juht otsustab. Et sa suudad nagu läbi nende arutelude jõuda lõpuks nii kaugele, et see otsus, mis tehakse loomulikult kollektiivselt, ja väga hea on, kui see on konsensuslikult, aga lõppkokkuvõttes sa pead nagu tunnetama, et juht ikkagi alati vastutab. See on nagu spordiski, et võidab võistkond, aga kaotab alati treener ja ma arvan, et see on nii ka juhtimises, et võidab kollektiiv, aga alati, kui läheb halvasti, selle eest vastutab juht, et kas ta on siis ettevõtte juht, kas ta on
peaminister või ükskõik mis muu juhi ametikohal. Väärikaks jäämine, ma ütlen veel kord, et kindlasti olen ka mina äpardunud ja astunud üle mingitest piiridest, mida ma tagantjärgi mõtlen, et see ei ole olnud mõistlik või see ei ole olnud ilus või hea. Aga ma veel kord ütlen, et minu meelest nii huvitav kui see ka ei ole, aga see sport on andnud seda nagu niisugustes rasketes just kriisihetkedes, seesama mängu lõpu näide, mida ma tõin või kui on kõlanud lõpuvile ja sul on tehtud viga ja sa oled vabaviske joonel ja sa tead ainult, et sellest 2 vabaviskest sõltub, et sa oled 1 punktiga taga, et kas sa viid võistkonna võidule, lisaajale või sa paned mõlemad mööda ja sa kaotad. Et selle hetkel, kui kõik karjuvad sa ümber, et viska mööda teise võistkonna toetajad, siis see ei aita midagi, kui sa karjud vastu, et ma viskan sisse. Tegelikult sa pead olema siis ainult sina, see pall ja see korv ja suutma keskenduda sellele sooritusele. Et ma arvan, et see on samamoodi hea paralleel tegelikult juhtimis. Ja sa tõidki selle välja, et ma pean selle viskama sisse, aga kus sulle see teadmine tuli, et sa pead seda tegema? Et see on ju ka tegelikult ju oskus, mis siis, kas see tuleb nüüd intuitiivselt või see tuleb ikkagi läbi mingisuguse kogemuse. See ei ole nii, et lähed sinna joonele kohe, et esimeses trennis ja ma tean, nad kõik karjuvad, aga mina pean mõtlema nii, et see ikkagi tuli, et kas sa tulid sellele ise või see aitas treener? No selge on see, et nagu me oleme nii palju öelnud, et sellel juhtimisel ja antud juhul võib-olla minu puhul poliitikal ja spordil, et ma olen neid paralleele näinud niivõrd mitmeid ja niivõrd palju, ja seda saab nii selgesti üle kanda nagu spordist, nagu juhtimistasandil ja poliitika tasandil. Aga kindlasti see minu jaoks on olnud väga suur õpetaja, kindlasti eeskuju minu enda isa, kes on ka töötanud kunagi riigiametis, on olnud seal kõrgel ametikohal, on sealt kukkunud, on läinud sealt edasi erasektorisse, on täiesti üksinda toimetanud, on hakkama saanud, nii et see on kindlasti andnud väga palju ka minule nagu sellist õpetust, nii et ma arvan, sport ja kindlasti minu enda kogemus läbi eksimuste, läbi tegelikult kukkumiste, aga kindlasti minu isa, kellele ma väga tänulik olen. Ja mul meenuski see sama 1-punktine kaotuseks seal EOK presidendi valimistel, aga ega me ju ei teadnud, mis sealt edasi on, aga see on minu arvates selline väga hea näide, et jäädes väärikaks, teades ise, mida sa tahad, mida sa teed, on võimalus sellest kogemusest õppida ja mitte võita suuremalt, vaid saada hoopis võib-olla mingi teine kogemus ja hoopis teine töökoht. Et räägi sellest ka paar sõna, sest ma tean, et olles nii sportlasena ja treenerina me teame täpselt, mis juhtub, kui sa 1 punktiga kaotad, eks. Aga sellelt väärikalt püsti tõusta, nagu sa ütled, ma alati nimetan seda, et kui sa kaotad, eks, siis selleks ja ka võidad, siis sul on selleks ainult see sama õhtu. Järgmine päev peab minema, on see siis võit või kaotust, sellest tuleb õppida, sellest tuleb minna edasi. Kui sa jääd loorberitele kauaks puhkama, siis me teame, mis siis juhtub ja me teame ka seda, kui sa ei tõuse püsti ega anna endale aru, mida sa pead tegema teistmoodi, et edasi minna. Aga jaga seda kogemust ka, et see on niisugune päris õppimise koht. Ja see oli tõesti väga huvitav, ta oli kindlasti minu jaoks väga valus. Sellepärast, et ma läksin sinna välja täis emotsiooniga, täis sooviga, täis tahtega. Ma soovisin minna toona poliitikast välja, see oli aasta 2012. Ma soovisin, vabandust, see oli aasta 2016. Ma soovisin 2012 oli siis, kui ma korvpalliliitu tulin. Aga 2016 Eesti Olümpiakomiteesse see oli minu jaoks täielikult läbi mõeldud. Mul oli väga tõsine, ütleme, heas mõttes kampaania. Ma kohtusin kõikidega, ma helistasin kõik läbi. Ja peale esimest vooru, kui oli 3 kandidaati, see võit oli nagu nii lähedal, see oli nagu üsna kindel. Ja siis oli nagu niisugune betoonsein tuli vastu, et sa sõitsid autoga ja siis see äkitselt jäi seisma
tuli vahepeal minna 1 meeter edasi, aga seda 1 meetrit ei tulnud. Ja muidugi tunnustus ja õnnitus ja kindlasti austus siis võitjale, kelleks oli toona Urmas Sõõrumaa, kes on ka täna jätkuvalt Eesti Olümpiakomitee president. Ja eks see oli loomulikult nagu raske, ütleme peale lõuna ja ma mäletan, et isa oli siis, kes saatis mulle sõnum, et tule maale, et lähme sauna, et ära nugrutse, et kindlasti see andis nagu hingejõudu juurde. Aga jah, sa ütled väga õigesti, et mingi ukse sulgemine on alati mingi teise ukse avamine ja sealt edasi minek ja ma arvan, nii seda elu tulebki võtta, et ma mäletan, et ma kunagi kirjutasin, kui ma pidin taanduma Tallinna abilinnapea kohalt 2004. aastal, siis ma kirjutasin oma lähematele ametikaaslasele kirja, et mõnikord on nii, et tuleb nagu teha samm tagasi ja ma võrdlesin seda nagu palliga, et kui sa palli viskad õhku, siis see pall kukub maha, aga kui see pall ei ole töss, siis ta reeglina põrkab üles tagasi. Nii see elus ongi, et sa ütled väga õigesti, et homme on päev, homme läheb edasi, sa mitte kunagi ei tea, millal sa nende samade inimeste eest pead olema, nende inimestega kohtuma, üks kibestumine ka täna, et peaministri ametikohalt tagasi astumine, ma ei tunne kellegi vastu nagu sellist trotsi või pettumust või rääkimata vihast, et see on olnud väga võimas 4 aastat, ma olen väga tänulik selle osas, aga siit tuleb nagu edasi minna, et ma arvan, selline hinges selline viha kandmine või sellise trotsi kandmine, et see ei anna mitte midagi edasi, aga see, mis sa ütled, ma olen nõus sellega väga, et homme on alati uus päev, et tänased võidud reeglina väga vähe saab sellest õppida. Ja on oht, et sa homme mõtled, et sa oled selle võidu lainel, aga homme on uus päev. Homme algab kõik kella 0-st. Tänased kaotused on väga suur tõenäosus, et homme on uus päev, aga sellest kaotusest sa võtad mingi väga olulise killu, tüki, nüansi kaasa ja püüad selle järgmise päeva õhtuks mängida oma plussiks. Just, et väga suur oskus, eriti vist tänapäevas on ka leida, just eriti nendel noorematel leida see edasiside või see põhjus, et mida sa peaksid tegema võib-olla teisiti või hoopis sa peaksid märkama endas hoopis mingisuguseid muid asju, mille peale sa ei oleks tulnud, kui keegi ei oleks öelnud sinu kohta midagi sellist, eks, et me pahatihti ka meie ajas, nagu sa ütlesid, vaata, sinna kraani juurde jooma ei tohtinud minna, sest seda vaadati natuke teistmoodi, aga tegelikult peaks nagu väga avatud vaatama just, mina ütlen selliseid inimesi, kes siis nad on natuke kriitilised ja nad on natuke mõtlevad teistmoodi ja nad näevad võib-olla seda ainult enda mätta otsast, aga tegelikult ei tohi nagu sulguda ja see meie kogemus võib-olla ka oli, et kõik me pidime ühtemoodi mõtlema, kui oli kaotus ja siis öeldi ära nuta, mine edasi, mis tähendab ei jaksa joosta, sa pead jaksama joosta, aga praegusel hetkel tundub mulle ka seda, et just allaandmist on natuke liiga kergelt, aga pigem mõelda just ka sellel suunal, et võtta seda heas mõttes kriitikat hoopis teise nurga alt ja võttagi seda kui edasiviivat asja ja mitte võtta seda kui kriitikat, et see tundub küll, kriitika teeb haiget, me teame seda, see võib teha väga haiget, aga jätta seda nagu kõrvale ja mitte võttagi seda, ma ei oskagi praegu hetkel öelda, mis see hea sõna oleks, et sõna kriitika ja negatiivsus toob kohe sellise asja, mida sa endale ei taha ja seal tekib tõrge ja siis ka seiskub nagu mõtlemine, et kuidas edasi minna, et aga selline mina nimetaks seda ikkagi selliseks edasisideks, mina võtan seda kui edasi. Selge, see on nüüd asi, mida mina pean siis tegema, ma ise otsustan, ma ise näen, aga see on hea, kui teine kõrvalt näeb ja mina võtan siis seda sellisena, et ma pean niimoodi edasi tegutsema, et ma kujutan ette, et sinul on neid olukordi ja neid mõtteid ja neid on, nagu öeldakse, tuhandeid ja sa oled juba selline hea kala, et nagu lihtsalt selge. Et kommentaatorid, ma ei tea, kas sa kuulad, mis nad sinu kohta räägivad endiselt või kirjutavad, aga jälgides sind, mulle meeldib, et sa alati väärikalt neile
tänad neid ja korjad selle, mis sina pead õigeks ja mis suunal sina tahaksid edasi minna, et see on üks väga-väga suur hea oskus ja kogemus, arvan mina, mis minul on veel palju õppida, aga sina nagu sellel teel näitad seda suunda nagu väga hästi ja mul on nii hea meel, et sa tõid välja, et sa ise tõid välja, et eriti sellel viimasel 4 perioodil, et sa võtad kaasa ainult selle hea ja positiivse ja tegelikult kui palju see aeg on sind õpetanud. Aga kui me võtaks selle korvpalliliidu, selle presidendi aja, et mis on need 2 asja, mis sa sellest ajast võtsid kaasa, et astuda siis samm edasi, elada vahepeal see kaotuse valu ära, aga tegelikult astusid veel suurema sammu edasi ja ühe ägeda sammu. Ma arvan, et see korvpalliliidu 4 aastat, et see oli minu jaoks nagu ääretult tugev protsess või aastaid kasvamiseks. Et mõista seda, kuidas üks mittetulundusühing, kellel ikkagi Eesti mõttes on väga suur eelarve, kellel on Eesti mõttes väga suur nagu mõju, väga suur selline olulisus meie ühiskonnale, milleks on korvpall, milleks on erinevates generatsioonides lapsed, noored, täiskasvanud, veteranid, et panna ennast seal proovile, et kas sa tegelikult nagu suudad siis lüüa selles mõttes läbi, et kogu seda korvpallipere heas mõttes aidata vedada 4 aastat ja ma arvan, et mis minu jaoks nagu väga oluliseks sai, et kogu see asi, ma mäletan, et kui ma töötasin korvpalliliidus noorte korvpallijuhina, see oli kuskil 2000-2001 ja selge on see, et see kogemus toona ikka oli väga väike, aga kogu selline, ütleme sealt mikro-makro korvpallist, minikorvpallist edasi minnes, et me suutsime võimalikult palju nagu just regioonidesse viia korvpalli ja ma arvan, et see on tegelikult kõige olulisem, et meil oleks 5 aasta pärast, 10 aasta pärast ja 15 aasta pärast head mängijad Eesti koondistes, nii naiste kui meeste koondistes, et tegelikult sealt algab see pihta. Ma ise mõtlen sellele alale kindlasti ka tagasi, et võib-olla see ei ole nii tugevalt olnud poiste korvpallis, aga see on olnud neidude ja tüdrukute korvpallis, et ma arvan, et see korvpall on väga paljudele aidanud nagu võimalus avada haridustee ja minna välja, minna stipendiumitele. Reeglina need on olnud võib-olla Ameerika Ühendriigid ja sealt ka saada nagu haridus. Nüüd selge on see, et seda 4 aastat jääb muidugi meenutama selline üks väga ere mälestus, et see oli loomulikult see oli sellele Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile jõudmine, aga võib-olla see oli see, kui me võitsime Ukrainat. Jah, et see jäi Eesti tegelikult ainukeseks võiduks seal Riias. Aga see oli 2015 ja ma mäletan, et siis ilmusid uudised, et viimane võit Eesti koondisel finaalturniiril oli 22 aastat tagasi. Et see oli nagu see hetk, kus ma ei olnud selle peale nii kunagi mõelnud. See, et me ei ole finaalturniiridel mänginud, aga et see võit oli, see 22 on nagu mitu inimpõlve tegelikult, et kui me räägime korvpallurist, et see tundus nagu niivõrd pikk aeg olevat ja nii, et ma arvan, et võib-olla see ja ma arvan, et organisatsiooni nagu professionaalsuse tõus, et kõik see, et ma loodan, et sellest 4 aastast oli ka Eesti korvpall pigem paneb selle plussi kui miinus. Ja mina lisaks omalt poolt ikkagist, et sa taas nõudsid ja pushisid ja aitasid kaasa ikkagist naiste esiliiga tekkele, et see oli ikka suuresti sinu teene, sinu enda helistamised, kutsumised ja panna ikkagist tühja koha pealt 15 esiliiga naiskonda jälle mängima, tahtma seda mängimas. Sa käisid ja tunnustasid neid ja olid alati olemas ja märkasid neid, et see on, ma arvan, pigem
samaväärne tunne just meile nagu tüdrukute ja naiste korvpalli poole pealt ja ütlen ausalt, et selle 4 aasta jooksul sain ka mina ja ka teised, ma ei teagi, kas naistöötajad või naistreenerid sellise hea tunde osaliseks, et meie oleme ka osas sellest korvpallist, et meie oleme ka meie mängu üks osa, et see tuli väga tugevalt siis esile, nii et aitäh selle eest. Ja ma tänan selle tunnustuse eest, aga ma pean kindlasti ütlema siin selles meie saates nagu seda, et selge on see, et Janne, sina olid sel hetkel mitte ainult korvpalliliidu juhatuse liige, aga sa olid sel hetkel Eesti tipptreener, kes oled ka tänasel hetkel ja tegelikult see sinu nagu emotsioon ja tagant utsitamine just, ma pean silmas selle sama esiliiga osas, mis sa nimetasid, et jah, et see oli mul väga kuidagi hinges ja et seda tõestada ja kogu seda naiste korvpalli tuua nagu rohkem pilti, et sa tead ise väga hästi, et sa oled selle taga olnud. Tegelikult mina olen toetunud sinule, ma ütlen niiviisi. Noh, seda oli lihtne teha, kuna see võeti, nagu öeldakse, lauale ja sellega tegeleti ja see sai suure hoo edasi sealt, et hetkel uus president on võtnud jõuliselt uuesti selle suuna, nii et ootame siis seda uut tõusu uuesti edasi. Aga päris lõpetuseks, enne kui ma päris lõpetuseks küsiks, ma ikkagist küsiks sinu hetke päevarutiini, et ma tean, et aasta on möödas meie, nagu öeldakse, uuest elust, eks me pea väga paljusid asju ümber mõtlema, ümber tegutsema, aga meie see vestlus toimub ju Zoomiseks, mis me enamjaolt praegusel hetkel peamegi mõistlikuks ja seda tegema, aga mis on sinu hetke päevarutiin, et mis on need asjad, mida sa päevas kindlasti teed? No ma arvan, et lapsed kooli, ta on üsna igav rutiin, ma arvan, lapsed kooli, töö juurde ja jah, nagu sa ütled, et selleks suurimaks sõbraks on see Zoom meil saanud ja me võime seda ju kiruda, aga teiselt poolt, aga veel hullem oleks, kui seda poleks. Et siis me saaks üldse midagi teha, eks ju, et see koroona asi on väga keeruline viimased aasta aega olnud ja loodame, et selle aasta sügis tuleb teisiti, mitte ainult Eestimaal, Euroopas, maailmas. Aga see päevarutiin on see ja ma olen püüdnud ikkagi ka töötades väga intensiivsel tööl peaministrina, et ma olen püüdnud ikkagi, ütleme nädalas 2 korda, heal juhul 3 korda, aga 2 korda käia jooksmas ja see on väga palju andnud, et ma mäletan, kui ma olin lähikontaktne detsembris, siis ma võtsin kõvasti ette selle, et käia koeraga jalutamas ja see andis talle parema vormi ja mulle ka. Okei, aga sa ütlesid need 2 asja, mis korvpalliliidu presidendi aeg sulle tõi, aga mis on kõige olulisem aeg just sellest viimasest peaministrina, et mis on, ma küsiks võib-olla kõige suurem, ma ei oskagi sõnastada, aga ma enda jaoks mind huvitaks kõige rohkem, mis on see väärtus, mitte et ma ei saa öelda, et seda sul ei olnud ennem nagu, aga mis oli see kõige olulisem väärtus, mis tegelikult kandis sind terve selle aja ja sul on hea meel täna öelda, et see väärtus kandis mind ja nii nagu sa ütlesid, et sa saad nagu südamerahuga praegu öelda, et sa oled teinud nagu kõik endast oleneva ja sa tunned nagu hästi, et sul on ainult head mälestused sellest, aga mis on see üks väärtus, mis kandis sind ja mida sa tunned, mille üle sa uhke oled? Nagu sa küsid selle viimase aasta kohta. Ei peaministrina just selle viimase, sest see oli väga pingeline ja raske aeg sinu jaoks. See on päris keeruline küsimus, aga võib-olla kui panna selle ühte sõnasse, siis et see on märkamine. Kui siit natuke edasi tohib öelda, siis see on kindlasti selline
no, et sa nagu märkad neid probleeme, tegelikult see on nagu hoolimine, et midagi ei ole teha, aga et see on tegelikult Eesti inimese ees seismine, Eesti riigi ees seismine. Kõlab selliselt väga leierdatult, aga see tegelikult nii on. Ja ka see, et kui sa seda tööd teed või kui sa teed ka korvpalliliidu presidendi tööd või kui sa teed võistkonna peatreeneri tööd, siis sa oled terve võistkonna peatreener, sa oled terve Eesti korvpalli president, sa oled Eesti riigi peaminister. Hoolimata sellest, kas keegi võistkonnas või korvpalliperes, kindlasti võib mõni vaadata, et ma ei pea sust lugu, ma ei toeta seda, midagi ei ole teha, et niisuguse asju on, aga kui me oleme üks pere, siis sa pead arvestama sellega, et ka need, kes sind võib-olla igapäevaselt tuliselt ei toeta või ei ütle, et sa oled õigeid asju, on ka kriitilised sinu osas, et sa pead suutma nagu alati olla kõigi jaoks olemas. Ma arvan, see ongi see hoolimine ja märkamine. Ja mina lisaks siia juurde ikkagi see eestlaseks olemine ja see on võib-olla üks esimesi märksõnu, kui öeldakse Jüri Ratas, siis minu jaoks on Eesti ja nagu uhke eestlane olemine ja see paistab nagu nii kaugele silma, kui oluline see sulle on. Kuna mulle endal on ka kõige väga oluline see ja minu jaoks on väga oluline ikkagi meie see riigi hümn, on see enne mängu või mis iganes olukorras on Eesti Vabariigi sünnipäev, siis see on see hetk, mis on minu elus kõige olulisem ja kui on sõna Jüri Ratas, siis tahtmata minu jaoks tuleb kohe ikkagi see sama eestlus, väärikas eestlane, märkav eestlane ja kellel võib nagu heas mõttes toetuda sellepärast, et sa oled alati olnud uhke ja sa oled alati ka selle, ma ei tea, vale vist öelda, õiglase eestlase või õiglase Eesti eest väljas, aga minule tundub, et sinu väärtused just selle Eesti osas on väga õigesti paigas. Kas ma ütlesin midagi? Ütlesid väga liigutavat, et ma tänan, et ma arvan, et see on see tegelikult, mis me kõik oma hinges kanname, et mina kindlasti kannan ja kui sa seda rääkisid, mulle meenus üks sinu sotsiaalmeedia pilt, kus sa oled Eesti sinimustvalge lipuga, et ära pahanda, aga mul on alati kuidagi see pilt silme ees, kus sa selle lipu taustal oled. Ja see, mis sa rääkisid hümnist, mulle meenus üks koosolek. Ma arvan, et see toimus 7. septembril 2015. aastal. Me olime kaotanud 2 mängu Tšehhile ja Belgiale ja Riias ja ma kutsusin meestekoondise peatreeneri ja terve meestekoondise ühte ruumi ja me olime hotellis ja ma ütlesin palju asju, aga ma ütlesin ühe, et kui seda hümni mängitakse, siis te panete need käed ümber teine teise ja laulate hümni, et sealt hakkab võidutee. Absoluutselt õige, see ongi see koht ja sel hetkel, kui see hümn on, siis rääkimata, et sa kaasa laulad, aga see mõtlemine, et see, kuidas sa oma esitust või sooritust hakkad tegema, see paljuski sõltub, kuidas sa oled selles hümnis, selles asjas sees. Aga lõpetuseks oleks mul selline küsimus. See on küll väga üldine, aga ma tean, et sa saad selle väga hästi vastatud. Mida sa annaksid siis edasi järgmistele noortele või mitte ka noortele, võib-olla kellel on selline mõte, selline eneseteostus käsil, aga piltlikult öeldes, kuidas on võimalik siis korvpallipoisist peaministriks saada? Mis on, kuna sina oled selle tee ära teinud ja mis on sinu jaoks, mida sa ütleksid nüüd, ma ei saa öelda, et 2 sõnaga, aga mis on nüüd see kõige olulisem, mis sa ütleksid teistele, et mitte, et sina tegid, aga sinu teekonna õppetund? Ma arvan, et kui rääkida nagu eriti tänastest noortest, siis just üks märksõna on püsivus. Et kui sa midagi ette võtad, et sa teed selle lõpuni. Ma ei ütle, et sa pead 10 aastat korvpallitrennis käima, aga see, et vahetatakse neid asju 3 kuu tagant, poole aasta tagant,
ma arvan, et üks on nagu püsivus, et kui sa võtad mingi eesmärgi ja see eesmärk ei pea üldse olema see, et sa oled ühel hetkel, ma ei tea, Eesti koondises, aga et läbi selle spordi tegelikult, läbi selle spordi, et sa saad nagu paremaks, sa saad tugevamaks, sa saad kindlamaks, enesekindlamaks. Ma arvan, et see on nagu hästi tähtis, mis ma veel soovitan, et see töötahe, midagi ei ole teha, aga spordis tegelikult on ju kaks asja, et sa pead suutma taluda rutiini ja rutiini on väga palju, et sa pead trenni minema, need trennid on reeglina ühesugused ja see on treener, kes ühel hetkel võib teha ühe trenni koordinatsioonitrenni hüppenööridega, järgmisel hetkel võib-olla jooks, järgmisel hetkel viskamine, aga no see on ikkagi üsna sarnane, aga just, et sa seda rutiini suudad taluda ja loomulikult ka distsipliini hoidmine, et mitte ainult trennis, vaid kogu oma elus, et hommikul alates koolipäevast ja lõpetades sellega, et me ei istu oma nutiseadmetes veel õhtul hilistel tundidel, vaid ka see unerežiim on tegelikult üks distsipliini alus ja tegelikult igas mõttes, ma ei ütle ainult, et edukuse alus, aga ütleme nii, et hästi hakkama saamise alus. Aitäh, mul on erakordselt ägedad tund aega olnud, ma ei tea, kuidas sinul on olnud. Minul ka. Ja, mul on väga hea olnud jagada sinuga oma mõtteid ja me oleme alati seda saanud teha, nii kui sa oled olnud korvpalliliidu president, kui sa oled peaminister, kui sa oled olnud isa, et sa oled alati märganud ja sa oled alati avatud olnud ja alati valmis ka kuulama ja mõistma, et see on väga tore olnud ja ma südamest loodan, et sul seda jaksu ja seda meeletut töökust. Ma vahest siiralt mõtlen, et kust tuleb see energia, kust tuleb see jõud nagu märgata, teha, et mul endal oleks seda sama jaksu ja kui läheb raskeks, siis ikkagi peab mõtlema, sa pead olema töökas, midagi ei ole teha selleks, et oma lastele mitte et nüüd parem tulevik jätta, vaid näidata sedasama hoolivust ja seda armastust ja jätta neile mingid oma väärtused ja suunata neid mitte seda vägisi tehes, eks olles eeskujuks ees, siis see vajab vahest ka seda pärast neid raskeid hetkegi õhtul, seda hommikulikest üles ärkamist, et sul oleks seda jaksu ja minul oleks seda tarkust veel õppimaks ja saadavaks ka seda, et see töökus ja see rõõmus meel ja see positiivsus viib meid edasi ja kevad hakkas sellise päiksega, on ju nii, et meie kogemus, eelmise aasta kogemus nüüd läheb, me võtame sellest kaasa selleks aastaks, et tuleb suvi ja see meie kliima ja see meie päike ja see positiivsus tegelikult viib meid jälle sinna mitte õigele teele, vaid sinnale töökale teele tagasi ja need ümbermõtlemised ja ümbertegutsemised tegelikult on andnud ju palju avastamisrõõmu ka meis endiseks, et ma ei tea, kas tänu selle koroonale kunagi oleksime sinuga niimoodi veebis vestelnud. Vaevalt küll. Vaevalt, et me saame seda teha nagu omavahel, eks, aga et nüüd me saame seda jagada ka teistele ja jagada nagu neid kogemusi ja mitte ainult korvpalli kogemusi, aga tegelikult et need õpetused ja need väärtused, mis me oleme saanud, et need on tegelikult olnud ägedad ja need on meid viinud igasuguste erinevate inimestega kokku ja ma olen ka väga rõõmus ja tänulik ikkagi oma treenerile, oma võistkonnale, et need, kellega me alustasime väiksena, mina küll 12-aastasena, aga nendega saab minna luurele siiamaani. Ma saan iga päev neile helistada, nad on minu jaoks olemas, minu treener on minu jaoks olemas ja nad alati aitavad, ükskõik kui raske ja ükskõik kui jama on, et häbenemata võib seda teha. Nii et see on selline ühine asi, mis meid siis nagu meeskonnaspordist on kaasa tulnud ja kaugele viinud. Ma olen ka, Janne, väga tänulik selle võimaluse eest ja selle väljakutse eest. Minul on olnud ka ääretult, ma ei ütleks ainult, et huvitavad, vaid mõnusad tund aega ja ma väga loodan, et sellele
mõtisklusel on siis vähemalt üks inimene, kes on nõus selle lõpuni vaatama, et siis on juba asi päris hästi korras. Nii et ma tunnustan sind, et sa oled sellise asja ette võtnud. Ma arvan, et tegelikult see on tänasel hetkel, kus meil on tegelikult mitte ainult füüsiliselt, vaid vaimselt väga raske. Ja me peame tunnistama, et tegelikult see nii on. Me oleme kõik lihast ja luust inimesed ja ei ole midagi teha, aga see suletus, need piirangud, kogu see, et see teeb elu raskeks. Et see ei ole lillepidu, vaid et tegelikult see on vastupidamine alates kodust, alates lastest, alates oma lähedastest. Et me suudaksime sellega toime tulla. Ja ma arvan, et selline asi, mis sa teed, Janne, et see aitab seda kaasa inimestele, et täitsa siiralt. Et suur tänu sulle ja samuti ma soovin sulle ja kõigile kuulajatele väga päikselist kevadet Eestile. Aitäh. Aitäh sulle, aga kõike head, tervita oma peret ja mul on hea meel, et nad on kõik väga sportlikud ja liiguvad ja ma loodan, et teie Horre siis hoiab teid kõik väga heas vormis. Aitäh. Kõike head. Nägemist. Nägemist.